asume siis arutlema ja proovime selle päeva kokku võtta ja palun siia lavale enda juurde Kadri Kiisel, LHV pangajuht, siis on Erki Raasuke, EISi nõukogu esimees, kuuldavasti on ka mõnest pangast elus palka saanud, siis Enefit Greeni juhatuse esimees Juhan Aguraiuja, ja majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo, kes loomulikult kõik selle ellu viib, mis me siin kokku lepime. See on eriti hea viis arutleda, kus vähemasti Erki Raasuke ja Juhan on minu arust päev läbi kuulanud ja siis Kadri ja teine Erki tulid üsna lõpus, nii et te ei tea kõike seda, mis on toimunud. Aga et meid natuke rohkem ühele lehele tuua, siis mul on selline ettepanek, et me enam ei räägi sellest, mis on valesti või mis on tegemata, vaid me keskenduksime selles arutelus eelkõige sellele, kus on lahendused ja mida me saame täna teha, milliseid otsuseid tuleks kiirkorras vastu võtta või mida tuleks nügida selleks, et meie arutelu pealkiri, kuidas Eestis tööstus kasvule pöördub, päriselt ka juhtuks. Ja ega siis midagi, hakkame otsast minema. Kas alustaks korra sellise peegeldusega eelkuuldud ettekandele, et Rene tõi näiteid Lätist ja Leedust ja meil naabritest meeldib ilmsesti rääkida. Ja seal oli päris mitmes kohas, mul tekkis selline tunne nii Läti kui Leedu näidete puhul, et suur tööstus ikkagi on teadlikult eraldi koheldud ja on kiirteed, on eritsoonid, on maksusoodustused. Kuidas meil sellega nüüd praktilises elus täna Eestis on ja mida me saame teha selleks, et see oleks veel paremini. Ma annan kõigepealt Erkki Keldole sõna. Ja, aitäh, tere ka minu poolt, et Rene ettekannet tõesti oli südant soojendav vaadata, et kui start pidi olema 2015, et mis on tehtud 2024 ja edasi. Panin mõtlema, et kas selleks oli vaja majandus- ja tööstusministrit 2024. aasta juulil, et kõik need teemad, mis tegelikult viimase aasta jooksul tulnud on, et tekkis selline südantsoojendav tunne, aga nali naljaks. Et ma usun küll, et tõesti meie start võis olla hilisem, aga nii tänase kui eelmise valitsusega oleme üpris süstemaatiliselt võtnud ette ikkagi tööstussektori konkurentsivõime. Et ma ei hakka need samad alustades investeeringutes, 100 miljoni investeeringud, ma loodan väga, et siin lähiaegadel tuleb nüüd positiivseid uudiseid. Erki saab ka rääkida detailis, me oleme tegelikult ettevõtlusinnovatsiooni sihtasutusega võtnud ette ikkagi täieliku reformi, et just seda sama liikuda rohkem finantsinstrumentide suunas, vaadata, kuidas eksportivaid tööstusettevõtteid saaks paremini toetada, seal kus turg ei toimi, ilmselgelt kus turg toimib, sinna riik sekkuma ei pea. Ja mis puudutab neid maksusoodustusi ja erinevaid erialasi, siis tihti ikkagi tuleb endal ka meelde tuletada, et iseenesest on ju hea, et lätlased teevad tulumaksule, ettevõtete tulumaksule 80% soodustust. Ma arvan, kõik siin saalis teavad, et Eestil ei ole traditsioonilist ettevõtete tulumaksu, nii et väga raske millelegi soodustust teha, mida ei ole. Ehk et Eesti maksusüsteem ju 11. aastat valiti OECD riikide ehk kõige konkurentsivõimas kõrge taseme riikide parimaks maksusüsteemiks. Ehk et jah, me peame vaatama, kus me saame paremini teha, et proovin mitte väga pikalt teha, et lihtsalt hoog on sees, et ma just tulin planeeringute asekantsleriga kohtumiselt, kus me arutasimegi nende samade tööstusalade eelkaardistamist, kuidas me seal edasi liigume, mis puudutab keskse sellise suurinvesteeringu, kliendihaldurit, kiirteed, ehk need samad teemad, mis Rene tegelikult oma slaidile ette tõi, et me just sellega süstemaatiliselt tegeleme ja mis puudutab planeeringuid. 20 aastat mulle tundub, ma ei ole väga vana mees, nagu näha on, et aga 20 aastat mäletan, mina on räägitud, kuidas planeeringuid peaks lihtsustama, kiirendama. No nüüd viimased aastaga on ikkagi väga palju sammud edasi mindud ja reaalsed seaduseelnõu on esimene on Riigikogus, jätkutegevused juba tulevad. Ehk siis võib-olla eestlastele omane, et alguses ei saa vedama, et vaatame, et kas pärast saab pidama. Äkki kaotame kõik regulatsioonid ära, eks? Loodame, et mitte päris, midagi on ikka vaja. Ja küll, aga
Juhan, meil on täna energeetikast olnud nii palju juttu ja kui me räägime tööstusest, siis tööstusreeglina on väga energiamahukas. Et sellest perspektiivist vaadates ja seda debatti energeetika küsimuste üle Eestis viimastel aastatel, siis kus me täna oleme selleks, et energiamahukas ettevõte tunneks, et tal päriselt on need tingimused loodud, et toimetada? Sa küll sissejuhatus ütlesid, et proovime vaadata sellele, et mida paremaks teha, et ma üritan mitte liiga sellele keskenduda, et kus me täna oleme, aga kus me täna oleme keset suurt segadust, on lühidalt öeldes. Ja kuhu me siit peaksime edasi liikuma, ongi selgus, et täna meil on kõige kallimaks osutunud kogu energeetika kujundamisel suur otsustamatus, et vahel tundub, et me üritame nii perfektset lahendust leida, et me unustame asju teha ja jäämegi ainult planeerimise ja mõtlemise ja arutelu faasi ja samal hetkel siin head võrreldud naabrid, eriti just Leedust, on võtnud selge plaani ja täidavad seda. Mis meil täna puudub, ongi selline ühiskondlik kokkulepe sellel teemal, et mis me energeetikast saab. Et meil on ta selline hästi poliitiliste tõmbetuulte käes, et ühed ütlevad ühte, teine teist. Ja täna see on see kiire suuna muutus ja selgusetus, mis tegelikult hirmutab seda investorit nii energeetikasektorisse, et ta julgeks teha siia suuremahulisi energiaprojekte, kui ka siis lõpuks seda välistööstusinvestorit, kes tahaks siia suuremahulist tööstust teha. See, mida sa praegu kirjeldad, seda võib nimetada ka kui poliitiliseks riskiks, sellepärast et kui on ebaselgus, siis me ei saa aru, milliseid otsuseid on tulemas või üldse millal need tulevad. Erki Raasuke, kuidas neid poliitilisi riske selles võtmes saab maandada, et suuri investeeringud tuleksid, et investor tegelikult julgeks raha anda? Või mis me tegema peame selleks? No ikkagi ma arvan, et need samad näited, mida siin Läti, Leedu, Poola, et mida juba on teinud niimoodi, et üldse, et see olukord, kus me oleme, ei ole teab mis unikaalne ja mõnes mõttes on see ju meie kasuks, et kui me erinevate siin väljakutsetega või väljakutsetele otsa vaatame, et siis endiselt me tuleme sellest maailmanurgast või tuleme natukene tagantpoolt, et keegi enne meid on juba nendega silmitsi seisnud ja neid on lahendatud ja tihti neid on, lihtsalt lahendusi ei ole, aga tihti on neid ka päris hästi lahendatud. Et ma arvan, et muuhulgas, me just rääkisime või õigemini sa ise ütlesid, et ärme liiga palju tagasi vaata, aga jah, selle meie niisuguse tardumuse ja mis on õige sõna, võib-olla ka laiskusega ja sellega kindlasti üks väga-väga suur asi ka, mis meil vahepeal seisma jäänud, on ikkagi mujalt maailmast õppimine. Ja meil on maailmast väga-väga palju õppida ja lükka ainult kael pikaks ja vaata niimoodi ja informatsioon on täna rohkem kättesaadav, kui ta nagu kunagi varem oli. Konkreetsemalt küsimuse juurde et eks ta riimub selle niisuguste ikkagi pikaajaliste programmidega, pikaajaliste kokkulepetega ja selles suhtes muidugi on jälle põhjust olla positiivne, et Erki tegi otsa lahti, et ma arvan, et me ei pea täna kedagi veenma nendes teemades, millest me siin nagu räägime, ja keegi otseselt, keegi isegi ei ole enam väga kõhklev või ammugi mitte ei räägi nendele vastu niimoodi. Aga kui midagi, et siis me ikkagi oleme niisuguse elluviimiskimbatustes või raskustes ja ega me päriselt seda energiat ei ole nagu ülesse saanud niimoodi. Aga meil ei ole liiga palju, ma arvan, et segadust või mõnes mõttes nagu debatti selle üle, et kas me peaksime, mida me peaksime tegema, missugused need valikud on, aga meil on elluviimise raskuseid. Kadri, millised riskid peavad olema ühel suurtööstusel maandatud, kui nad tulevad teie käest küsima investeeringut, laenu? Et kus need kõige suuremad riskikohad on, ehk et siit ka küsimus, et millega me peame tegelema, kus neid lahendusi tuleb pakkuda? No eks need on läbi käinud siin, ma nüüd ei kuulnud tervet päeva, aga ma kuulsin eelkõnelejat ja natukene üleelmise lõppu ka.
Nii et eks see on see põhiteema, mis läbi käib, on tegelikult pikaajalise investeeringu siis stabiilsus, ehk siis see keskkond, kus sa toimetad selle keskkonna stabiilsus, ehk siis kas need rahavood, mida tänastes teadmises planeeritakse, päriselt realiseeruvad ja kas on võimalik see projekt siis edukalt nagu lõpuni siis viia. Et ma arvan, see on niisugune peamine üks nurk, kindlasti ka investeeringud, mis sinna omakapitali näol sisse peavad minema, mis on ka teine väga oluline osa, kus siis sisuliselt ikkagi need välisinvestorite osalus tihtipeale väga suurprojektides on üliolulised ja muidugi me jõuame seal siis tegelikult kogu selle nagu projekti siis võib-olla siis selliste mis kohe nagu ridade, otseselt nagu välja ei paista, aga ridade vahel on, et palju siin täna on läbi käinud, aga mulle kuidagi läheb väga korda ikkagi tervikuna võib-olla just selline, et üks teema on alati ka koha peal niisugune kõrge kvaliteediline tööjõud, et kui me räägime tööstusest, mis rohkem lisandväärtust loob, siis sisuliselt on ülioluline, et meil oleks koha peal olemas ikkagi insenere, tehnikuid, et mulle tundub, et seal ka on tegelikult väga õigeid samme tehtud, et aga just, et selline matemaatika alusõppe, inseneeria teadusarendus, ehk siis see on niisugune hästi oluline nurk võib-olla selleks, et ikkagi jätkusuutlikult sellist kõrge lisandväärtusega tööstust siia nagu meelitada, et rääkimata siis energia hinnast ja kõigest on ju, et aga mulle tundub, et stabiilsus on kõige olulisem. Ja just see investorite kaasatus ka, et ühelt poolt on ju väga sümpaatne, ehk siis, et Eesti majandust ikkagi finantseerivad täna kommertspangad, aga tegelikult tugev kapitaliturg, mis oleks nagu mitmekülgsem, see oluliselt paremini toetab nagu majanduskasvu tervikuna, et me ei oleks liiga tugevalt sõltuvad ühest rahastusallikast, et võib-olla selline, väga üldiselt küll, aga mulle tundub, et kõik need teemad on läbi käinud, mis on väga olulised, et kaasa arvatud siis erinevate projektide finantseerimisel. Päeva alguses tegi meile ettekande Villem Vohu EIS-ist ja siis mul on väga kahju, et sa Erki Keldo ei olnud siin ja et sa ei kuulnud seda, aga ta tõi, publik kindlasti mäletab, tal oli üks slaid müütidest ja siis ehk et müüdid, mida siis Eesti ametkond kasutab. Üks nendest müütidest oli siis selline, kus ta ütles, et sel hetkel, kui ametnikel saavad otsa lahendused, mida ettevõtjatele pakkuda, siis tuleb alati lause, aga tehke turu vastu. Et räägiks sellest natukene, et kust see algab ja lõpeb, see tehke turu vastu. Et on mingisugused kohas, kus mingi piirini kindlasti see täpselt nii ongi ja ideaalis iga ettevõtja tahakski sellisel moel toimida, aga kust tulevad need kohad sisse, kus tegelikult riik peab sisse tulema, et see juhtuks. Minu käest küsin. No vaatan jah sulle otsa, sa ei kuulnud seda, sellepärast on hea, et sa vastad. See on väga keeruline öelda, sellepärast, et see oleneb täiesti valdkonnast. Kuna me ilmselgelt räägime tööstusest ja oleme energeetika taustaga konverentsil ka samamoodi, et ma saan aru, et see rõhuasetus on energeetika valdkonda, mis ilmselgelt on ju Euroopas väga spetsiifiliselt reguleeritud. Enamus need samas pikaajalistes investeeringutes see riigi risk, ehk siis see sama, et meil on kõik demokraatiad, iga 4 aasta tagant valitsused vahetuvad, mis me siin ikka pead peidame, et meil on Eestis poliitilised jõud, kes näevad 4-5 erinevat suunda tegelikult energeetikas. See ongi see risk, millest me kõik räägime, keegi nagu öelda ei taha seda, aga see on niimoodi, et see on ülimalt keeruline valdkond, ehk siis see üks variant, ma tean, mida ka tänane energeetikaminister arutab, on siis see sama, et tekitada ka siis mingeid pikaajalisi selliseid nii-öelda finantsgarantiimehhanisme, et kui mingid turuolukorrad muutuvad ettevõtjast olenemata, et siis riik on seal, et pakub seda stabiilsust või garantiid. Aga ma ütlen, see on väga keeruline öelda, et millal on see nii-öelda liigne sekkumine ja teistpidiselt mulle väga meeldiks, ütlen ausalt klassikalise liberaalina, et üldse minu riigid võiks võimalikult vähe sekkuda, just kas võigi sellepärast, et siis turg tavaliselt korrastab ise ennast, mis on ülioluline tihti. Aga teine probleem on see, et me näeme kasvõi tööstuspoliitikas. Põhimõtteliselt riigid sekkuvad juba tükk aega üliaktiivselt. Ehk see sama näide tegelikult nendest maksusoodustustest, krediidist, kuni erinevate tasuta maade ja asjade andmise, see kõik on ju turule sekkumine. Sellepärast, et väga paljud ei saa sellist ligipääsu erinevatele riiklikele soodustustele, see on juba automaatselt turu sekkumine. Aga miks mulle see ei meeldi, on kas või puhtalt see, et kui me natuke vaatame, oleme isekad Eesti, siis olgem ausad, et kui läheb väga aktiivseks turu sekkumiseks,
siis meil mitte kunagi ei jagu ressurssi, et võistelda sakslastega või prantslastega või poolakatega, sest neil lihtsalt on nii palju rohkem ressurssi sekkuda ja anda abi ja kõike muud. Ehk sest ma arvan, Eesti juhul, mida ma ka täna üritan ise teha majandusministeeriumis, on see, et need meie sekkumised, kui me sekkume, peavad olema väga heas mõttes kuluefektiivsed. Ehk see sama suur investeeringute meede, see on läbi disainitud, vaieldud Rahandusministeeriumiga niimoodi, et see ei nõua meie eelarvest täiendavaid nii-öelda maksutõuse või muid kulutusi, vaid see ongi tehtud disainitud nii, et ta on ise tasuv. Siis see sama, kui me vaatame, mis oli taastuvenergia tasu diferentseerimine. Et seda me ka arutame, et see ole nii-öelda teatud mastaabis energiaintensiivsetele ettevõtetele, sest kõik nendime siiski väga suur enamus tööstusettevõtteid ei vaja energiat midagi muud kui pikaajalist stabiilsust. Millised on võrgutasud, aktsiisid, muud, milline on energia hind nagu stabiilsus. Et ühesõnaga igal ettevõtte valdkonnal on nagu pigem oma erilised probleemid, et me proovimegi neid nagu Eesti pluss võib olla see, et nagu personaalselt lahendada. Samamoodi oskustööjõuga. Nüüd kohe varsti meil on siseministriga ja ministeeriumiga nüüd lõpuks kokku lepitud, ma ei tea, mitu aastat vaieldi, et tuleb oskustöötajate erand just, mida saab rakendada siis töötlev tööstus. Ehk see koht, kus me näeme, kus päriselt on inimesi puudu. Pikaajaliselt ilmselgelt tuleb lahendada kutseharidusreform, et me enda noori saaks sinna. Ühesõnaga, lihtsalt olgem ausad, lihtsaid lahendusi nagu väga komplekssetele probleemidele ei ole. See on pigem meie nagu mure, mida ma olen igal pool üritanud ka viidata, et me oleme muutunud natuke mõttelaisaks, et me eeldame, et nagu me oleme täielikus kõrgliigas Eesti majanduses. Meeldib see kuulda või mitte mõnedele, aga me oleme kõrgliigas, mis tähendab, et meil on ülikeerulised komplekssed probleemid, mida tulebki lahendada ka spetsiifiliselt, mitte üle välja kuidagi, et üks lahendus sobib kõigile. Räägime, võtan ka siit, viin teisele Erkile otsa üle, et see garantii meede, mitte konkreetsest meetest rääkidest, vaid printsiibis, kui sa vaatad nii-öelda finantseerija poolelt, et mismoodi siis, mida see meede sellisel juhul peaks sisaldama, et finantseerija näeks, et need riskid on piisavalt siis maandatud. Sellepärast, et kui sa, Erki, rääkisid praegu stabiilsusest, siis ma olen väga nõus. Pikk teekaart, arusaamine, ettevaatamine, see peab kõik olemas, aga see ei käi sugugi kokku poliitilise volatiilsusega. Ja et kas on võimalik luua garantiimeede, kuhu on kirjutatud siis sisse sellisel moel, et isegi kui tuleb äärmiselt tujumuutlik järgmine valitsus, siis asjad on sellisel moel seadusesse kirjutada, et sa ei saa minna seda asja rapsima või siis sealt tuleb väga suur karistus siis selle peale. Ja, sa vastasid juba selle pika küsimusega, vastasid selle suuresti ära, nii et kui Peep rääkis, siis Peep ütles selle päris hästi välja, et riik peab andma kindluse iseenda vastu, et ise endale peale ei tuleks. Ja nii ta ongi, et missugused on need tehnilised lahendused seal, see on natukene, või ma arvan, et nendest ei pea siin praegu rääkima. Ikkagi paar mõtet nagu selle juurde ka, et elu piisavalt pikalt elatud, et need 20-aastased nagu fikseeritud niisugused jäigad raamid, et ega need tegelikult ei toimi. See läheb viltu ühele või teisele poole sisse ja sinna on vaja nii või teisiti on mingisugused ka nagu korrigeerimise mehhanismi sisse ehitada. Aga see tähendab seda, et nagu korrigeeritakse mingite põhimõtete järgi niimoodi, et ettevõtja jääks ellu niimoodi, et riik saaks oma hüved sealt kätte, et kui need põhimõtted on paigas, siis ma arvan, et need vahepealsed korrektsioonid käivad ka, või need saab nagu kenasti sinna paika panna. Võtan natukene või tulen tagasi sellest, millest just Erki rääkis, et ma arvan ka, see on osa sellest mõttelaiskusest niimoodi, et mitte me nüüd seda lõputult piitsutame, aga et riik ei löö mingit majandust käima, riik ei tee majandust niimoodi, ei hakka mitte kunagi seda tegema. Majandust veavad ettevõtlikud inimesed, kes loovad ettevõtteid ja siis loodetavasti müüvad oma tooteid ja teenuseid Eesti puhul eriti oluline Eestist välja. See on see, mis meil on vaja ja riik seda ei tee, ei hakka tegema ja andku jumal, et ei hakka seda kunagi tegema. Aga riik peab looma keskkonna, saab luua keskkonna. Üldse mulle ei meeldi öelda, et riik, tavaliselt on see ikkagi keegi, see on Erki või keegi teine, kes loob selle siis oma ministeeriumiga selle keskkonna, sinna juurde reeglistiku ja veel hästi oluline, oskuslikud riigid suudavad lahendada konflikte ja kiirendada arenguid. Ja see on muidugi nüüd kõrgem liiga, eks ole, et kuidas sa, sest et normaalses arengus mingid asjad võib-olla jõuaksid sinna 5-6 aastaga ja kui sa sekkud oskuslikult niimoodi ja see sekkumine ei tähenda mingit rahakülvi või midagi,
sa tood inimesed kokku, sa annad neile julgust, sa nügid seda niimoodi, siis võib-olla sellest 7 aastast saab näiteks 3 või 4 aastat niimoodi. Ja see on see koht, kuhu ma loodan, et me oleme ka võimelised ühel hetkel nagu tõusma niimoodi. Et me oleme ikkagi mitte toetaja, aga või me nagu riigina või riigi institutsioonina, ma räägin praegu teisi eest, et me oleme see katalüsaator niimoodi. Me kunagi ise nagu ei tee asju ühest nagu valmis niimoodi, aga me oleme see, kes paneb selle õige õli sinna mootorisse. Aga see, mida sa praegu kirjeldad, on ühe sõnaga kokkuvõetav, et peab rohkem julgust olema. Et asju kiirendada teha. Et see, enne seda ikkagi mõistust olema ja siis julgust. Okei, no nõus, jah. Mõistus pluss julgus. Ja siit küsimus, tegelikult jõuame riigiga tagasi päeva algusesse, kus me rääkisime päris pikalt sellest, et meil on teil kompetentsi probleem ka ja siis otsustusjulgus, et need on 2 asja. Et mida me saame siis nüüd teha veel tänastes oludes, alates homsest, et teatud protsessid kiireneksid. Kas ettevõtjad saaksid kuidagi veel riiki nügida? Et nüüd on jah, efektiivsuse majanduskasvu nõukoda. Kadri, kas sa näed, on veel mingisuguseid kohti, kus ettevõtja ise saab siis positiivses mõttes hammustada natukene, et asjad liiguksid? No muidugi saab, alati saab, et mida kõvema häälega sa mingid probleeme välja tood, siis suurem tõenäosus, et need ikkagi leiavad mingit toetust ja mingit lahendusi, aga ma korra tulen selle sama mingi mehhanismi jutu juurde ka tagasi, et mul ikkagi tundub, et kui need baasprobleemid ei ole lahendatud, siis ükski nagu garantii toetusmehhanism tegelikult ei aita päriselt nagu majanduskasvule ega tööstust kuidagi elavdada, et see, et kui me räägime sellest energiahinnast, siin on kindlasti väga palju räägitud, on ikkagi see, et siin värskelt ikkagi ka veel viimase paari kuu jooksul on toimunud ju väga palju arutelusid, kus üks päev on üks otsus, teine päev teine otsus, et ilmselgelt on see poliitiline risk suur, aga tihtipeale on see, et kui ikkagi korra läbi vaielda ja mingid otsused on õiged otsused ja need töötavad ja hakkavad tooma mingisuguseid tulemusi, mis on positiivse, et siis miks peaks keegi tahtma seda raamistikku uuesti muuta, et see on kindlasti nüüd riigi või siis riigis töötavate inimeste nagu asi, mida saab teha, et või kui me räägime julgeoleku küsimusest, et ma saan vaadata, mida mina teen, et aga kui mul ikkagi Moody'si reitinguagentuur kord aastas teeb ümberhindamist ja ta küsib 2 küsimust, et kas USA viib oma väed välja ja kas vaenlane tuleb üle riigipiiri, et siis on see jällegi, et see on võib-olla jällegi selline nagu avaliku kommunikatsiooni nagu vili ka, mis jõuab tegelikult väljapoole, ehk see on see nagu selline foon, nagu, kus me nagu toimetame, et võib-olla ikkagi saab teha veel rohkem tööd selle nimel, et ikkagi me ise ei kuidagi kultiveeriks seda, et meil endal riigis on väga tugevad julgeolekuprobleemid või me näeme, et iga päev ainult ootame, millal nüüd see vaenlane üle riigipiiri tuleb, et need on need baasasjad ikkagi, mida saab siuke ühiskonna tasemel, ma arvan, paremini nagu teha, kuigi mulle tundub, et on tõesti viimase nagu 1,5–2 aasta jooksul on tegelikult väga nagu häid samme selles suunas toimunud, nüüd on küsimus see, et kuidas seda nagu hoida, et keegi ära ei väsiks. Et kui päriselt kõik need asjad saab tehtud, mis praegu on nagu liikvele nagu läinud, siis ja see püsib ja see stabiilsus nagu püsib vähegi mingi hoomatava perioodi, siis on suurepärane. Et aga võib-olla siis me peamegi siis ise nagu ettevõtjatena ja kas või panga esindajana peame siis kogu aeg ka tegelikult seda tunnustust andma, et meile meeldib see, mis toimub, tõepoolest ettevõtjate nõukojal, aga pankade poolt läks väga suur hulk erinevaid ettepanekuid, kus me näeme, et väga suur ebaefektiivsus. Saime kinnituse, et kõik need asjad võetakse töösse, mis on ju suurepärane. Nii et mulle tundub, et jah, sellist ebaefektiivsust meil endal on ülipalju, aga teistpidi see, et kuidas me ise räägime või me teeme stiilis kas või siseriiklikult, ehk siis, et ma arvan, et pangad ei saa lubadele seda, et nad hakkavad rääkima, et ma ise ütlen, et oi, et ma ei tea, kas ma saan ikkagi seal Värskas mingisugust objekti finantseerida, sest see on ju ometigi riigipiiril nii lähedal ja äkki ikkagi, kui nüüd lõpuks tuleb see vaenlane üle riigipiiri, et siis see vara väärtus on olematu, aga see on see surve, mis meile tegelikult väljapoolt peale tuleb, et ise optimistlikumad olema, pigem keskenduma õigetele lahendustele ja mis ma ikkagi tahan korra selle tööstusosas öelda, et võib-olla on jällegi, et me oleme hästi palju mõjutatud ikkagi enda partneritest, oleme hästi palju mõjutatud kas või nüüd
kas või sellest, mis USA poolt, mis signaalid tulevad ja tariifid potentsiaalsed, ehk siis, et ikkagi me toodame väga palju vahetoodangut, et kui me ikkagi suudaksime kõrgema lisandväärtusega toodangut toota, siis see on ikkagi palju paremini püsiv ja annab palju suurema konkurentsieelise. Nii et ja seal ikkagi jõuame nende inseneride ja matemaatika alushariduseni tagasi, et ma arvan, see on üli oluline, et mitte ei tegeleks kvootidega, et lihtsalt oskustööjõudu tuua, vaid tegelikult meil on vaja kõrgetasemelist nagu kompetentsi, mis võimaldaks meil teha targemat tööstust. Ja ma pean tihti, kuna seda, ma ütlen, tavaliselt mul meedias eetriaega ei teki sellega, sest läheb igavaks inimestel. Selles mõttes väga õige, et ma toongi seda näidet igal pool, et meil on Eurostatis on 23. aasta andmed kõige viimasemad, kus Eesti oli avaliku sektori kulutustest teadus-arendustegevusele olime teised protsendist SKP-st peale Saksamaad. Ja mis on eriti oluline just viimastel aastatel, nüüd on juhtunud see, meil on suur eesmärk, et riik paneb 1%, ettevõtjad 2%. Ja viimase aastate kasvu on vedanud muide ettevõtjad. Ehk siis ettevõtjatel, et ma nüüd täpselt ei eksiks, oli 23 oli äkki 1,08% SKP-st ehk ise juba natuke rohkem kui avalikul sektoril. Ja seda kõike ma tuletan meelde olukorras, kus tegelikult ju majanduses olid keerulised ajad. Ehk siis meil on tegelikult kasvanud eraettevõtjate investeeringud teadus-arendustegevusse. Samamoodi on meil kasvanud töötajate arv, kes on teaduskraadiga ka tugevalt, ehk siis me teeme neid samme ja tihti me lihtsalt ise unustamegi rääkida nendest, et see on hästi oluline, et me ka päriselt räägiks, teadus-arendusrahast 40% on majandusministeeriumi avaliku sektori teadusrahast on kasutada ja meil ongi konkreetselt täpselt sellised tegevused, et just motiveerida ettevõtjat siis ka täiendavalt seda teadus-arendusraha ise kaasama. On selleks rakendusuuringute programm, nüüd just oli teadus-arendustöötaja finantsstiimul, ehk kui ettevõtja palkab endale teadus-arendustöötaja kindlate kriteeriumite järgi, siis riik maksab tulumaksu tagasi. Mitte sellepärast, et mullult tahaks tulumaksu tagasi maksta, vaid see, et väikegi motivatsioon anda, et ettevõtja korraks mõtleks oma tootmisliini läbi, tootetehnoloogia, arenduse, et see on see, kust jõukus tuleb. Nii nagu Erki ütles, mul endale meeldib öelda 2 asja. Ehk siis me peame senisest enam kõrgema lisandväärtusega tooteid, teenuseid siin koha peal looma, disainima, tegema ja neid naabritele ja eriti hea, kui veel kaugemale müüma. Tegelikult see valem on õnneks või kahjuks nii lihtne. Ja pangad näevad vaeva, et neid finantseerida, hea meelega finantseerime. Seda saame teha. Luban. Väga hea, nii, Erki Raasuke ja siis Juhan. Mind jäi kummitama ennist see teema, et kus me näeme seda vajadust, et riik peab sekkuma, eks ole, et mulle väga meeldis see, et Erki lõpetas siin kasutamise sõna riigiga. Mina tahaksin seda asendada rohkem ühiskonnana, et kui meil on hästi nõus sellega, et majanduskasvu, arengut veavad ettevõtjad, aga meil on ühiskonnana tihti suuremaid eesmärke kui näiteks ühe ettevõtte eesmärgid, et räägime me siin energiajulgeolekust, räägime me siin puhtast energiatootmisest energia kontekstis, eks ole, et need ei ole tegelikult ühegi ettevõtte isiklikud eesmärgid, need on laiemad, kui üks ettevõtte ise teeb. Ja kui me räägime eesmärkidest, mida ei saa puht äriliselt täita, siis on ikkagi see koht, kus tuleb sinna siis riigi poolt sekkuda, et seda nii-öelda ühiskondlikku tellimust siis täita, et me soovime midagi teha. Tulles tagasi selle juurde, et kuidas siis, mida siis ettevõtjad saavad ise rohkem teha. Ma arvan, et me saame panustada selle ühiskondliku selguse loomisesse. Kindlasti on suur osa ka sellest segadusest, mis meil täna energeetikas valitseb sellest, et meil on hästi palju erinevaid huvigruppe ja me ei ole suutnud seda hästi nagu ära kontsentreerida. Kui me vaatame ka näiteks kas või näitena tuuleenergia arendajate seas, ka seal esitatakse tihti vastukäivaid väiteid. Ja see on näiteks, millega me tuuleenergia assotsiatsioonis oleme viimase ajal hästi palju fookust pannud, et meil oleks ühtne sõnum, et natukenegi lihtsustada seda dialoogi, mis me peame. Aga ma tahaksin hästi nagu võtta sealt valemist ikkagi selle välja, et see ei ole kogu aeg riik versus ettevõtjad, see on ikkagi ühiskondlik kokkulepe, mida me tahame teha ja me saame seda teha debatina, aruteluna, ettevõtjate poolt, riigi esindajate poolt ja kaasates laiemalt huvigruppe. Küll ma tahaks, et praegult siin paneelis oleks veel mõni meediamaja esindaja, sellepärast et see, mida sa räägid, kui nagu lugeda päevalehti või uudiseid, siis ega see tahe koos asju teha sealt väga palju välja ei paista, kuigi viimasel ajal tunnistan, on hakanud paranema. Isegi mõistuse häält on meediasse jõudnud. Aga hüva. Erki, sul oli siiski varem käsi püsti. Ma tuleksin selle juurde just tagasi, et
mul on kartus sellega, et me olime kapitaalselt diivanil peaaegu 10 aastat. Raha tuli seina seest, kõik asjad juhtusid, sai rohkem ehitada ja kõik nii edasi. Ja me ei pidanud siin ajalugu võib-olla väga vaatama või kritiseerima, aga see tasub ikkagi nagu meeles pidada. Ja kui me nüüd räägime, et tõepoolest, et hulk häid asju on juhtumas ja ongi hulk häid asju juhtumas, on ju, et siis ikkagi tahaks selle mõtte üles panna, et ei juhtuks seda, et siis näed, nad juba juhtuvad, et lupsti tagasi sinna diivanile. Et me peaksime olema ka sellest viimasest 10 õppinud seda, et kuidas me sinna diivanile või vähemalt õppima edaspidi, et kuidas me sellele diivanile nagu tagasi ei satu. Et siit edasi tuleb järgmine 10 ikkagi väga-väga head nagu arengud ja selle järgmine 10 väga head arengut, et me ei pöörita neid samu vettinud inimesi, eks ole, nendes mingites ametites on ju ühte asutuste juhi 23 aastat nagu sama inimene, siis me imestame, et miks seal nagu arengut ei ole. Me tegelikult ju kõiki asju, neid teame niimoodi, et ärme tee seda niimoodi, et oleme kriitilised ja meil ei meeldinud see koht, kuhu me sattusime, nii et natukene tuleb ikkagi ajalukku ka vaadata. Toome siis nõukaaegsed reformvoodid tagasi, need ei ole üldse nii mugavad kui diivanid. Hea küll, Erki. Ja siia tulles ma mõtlesin, kas ma ütlen seda, aga jumal tänatud, et Juhan selle ära ütles, muidu inimesed arvavad saalis, et on ikka hull loll minister, et ma arvan, ma saan ka aru, et üks nagu suuremaid valukohti meie ühiskonnas on energeetika ja küsimus, et milline on meie see energeetikaportfell, mis tagab selle tasakaalu ettevõtluse majandusarengus, tarbimiskindluses ja teistpidiselt ka taskukohasuses. Ja ma üldse ei tee nalja, ma arvan, ma olen kordi ja kordi kõigi turuosalistega kohtunud. Erinevates rollides, kui ma olin Riigikogus, fraktsioonijuht, majanduskomisjonis, majandusministrina, jah, see ei ole minu fookus. Aga see, mida sa Juhan ütlesid, mul oligi soov ka seda öelda, et minu jaoks on kõige suurem mure ja ma olen mitu korda ettevõtjate käest küsinud, et kui ma kohtun teiega erinevalt, ma saan täiesti erinevat infot ja milline see tulevikutsenaarium võiks olla. Ma ütleks, et kui ma nüüd olen nagu poliitik ja ma peaks minema oma valimisringkonda Jõgevamaale inimesele selgitama, mille järgi mina otsuse tegin, milline on parim Eestile tulevikutsenaarium näiteks energeetikas ja mul ei ole seda infot. Ehk siis see küsimus, ma ei tea, mis ta alguses ka rääkis, et see küsimus, ma nendin, ma ei saa ainult ettevõtjate otsa vaadata, ehk siis riigi kompetentsi küsimus, et meil ikkagi on nagu vettpidav ja arusaamine nagu nii arvutuste, sisu, kõige mõttes. Aga see, et meil nagu seda, ma arvan, energeetikas mul tundub siiamaani, et mitte nagu ilustada, et ega meil ei ole ühist arusaama. Ei ole poliitilistel jõududel ühist arusaama, millist energiaportfelli me vajame ja mulle tundub, ei ole ka ühiskonnas tervikuna meil ühist arusaama, millist portfelli vajame. Ja see meile varem või hiljem maksab natukene jälle kätte. Aga see on siin nagu möödapääsmatu, et seal on kitsad huvid, eks ole, et kui ma teen päikseenergeetikat või ma teen tuult, on ju, et siis ma tahan, et sellel läheks võimalikult hästi. Et see viimasel ajal jälle tuleb see tagasi, et see ütlus, et sa ei küsi ju konnade käest, kui sa tahad sood kuivendada. Et siin on natukene see sama asi, et tuleb hoida distantsi minu arust, et kelle käest on nagu nõu küsid niimoodi. Vaatan korraks publiku poole. Kas kellegil on hingel mõni pakiline küsimus, mis tuleks nüüd ja kohe kindlasti ära küsida? Tundub, et eeter on üsna vaba, räägitakse asjast, seega on võimalus võib-olla kuulata päris vastuseid, eriti Erki Keldo suust, ma loodan. Ei keegi? No nii, Joonas. Okei. Ole hea, toon sulle mikrofoni. Tere, Joonas Anto Eisist, välisinvesteeringud. Väga hea esitlus ja aitäh hea paneeli eest ühesõnaga, et Peep eelmises sõnavõtus tõi välja selle, et enesekindlus tekib usaldusest ja enesekindlus loob palju uusi võimalusi ühesõnaga, et suhteliselt ümmargune küsimus, aga mis on see, mis teie arust majanduses seda enesekindlust kõige kiiremini praegu tagasi tooks, et kas need on investeeringud, ekspordi kasv, milline protsent peab olema majanduskasvu selleks, et inimesed tunneks ennast enesekindlana? Aitäh. Kas ma tohin hüpata kohe niimoodi? Ma pakun välja 2 asja. Esimene see, et ma kasutan Juhane ütlust, et me ühiskonnana oleme võimelised demonstreerima, et me saame aru, mis asi on ettevõtlus ja mis on ettevõtluse roll ühiskonnas. Meil on kohe valimised peale tulemas niimoodi ja me saame kindlasti nägema siin klassiviha. Me saame nägema seda, et lähme ja võtame sealt raha ära, sest seal on seda ja seda tüüpi diskussioonid. Need on kõik erodeerivad ettevõtluse seisukohast. Mis ei tähenda seda, et ma ütlen, et meil ei võiks olla kõrgemad maksud, meil ei võiks olla astmeline tulumaks, aga seda ei tohi teha nagu klassiviha ja seda ei tohi teha
ettevõtluse viha kaudu niimoodi, et ma arvan, et see on selgelt küpsemas. Ja teine äärmiselt oluline, millest täna hommikul rääkisid tööandjad, me peame näitama ühiskonna ja riigina, et me oleme võimelised oma lihtsate rahaasjadega hakkama saada, et me ei kasvata riigi kulusi kordades ees sellest, kuidas majandus järgi tuleb. Ja ma arvan, et see on ikkagi meil nõrk koht, kui me nagu riigina ei saa oma rahaasju korda, ehk me ei saa riigi rahandust korda, me jätkame kulutust eespool seda, mis on meie võimalused, et siis me näitame ka taaskord, et me ei saa aru, kuidas majandus nagu toimib niimoodi ja see ei saa olla nagu stabiilne keskkond, sest ta varem või hiljem lõpeb või seda on vaja korrigeerida mingisuguste suurte hüpetega. Ütleksin siia sellise lihtsa vastuse, aga palju keerulisem ellu viia, on argumentidel põhinevad otsused. Et kui ma vaatan meie näiteks lähikogemust siin mõndade välispartneritega, kes on koos meiega soovinud teha suuri investeeringuid siia regiooni, siis nende perspektiivist kindlasti on see, et nad ei saa aru, kust tulevad teatud otsused. Ja kui nad vaatavad globaalselt ringi, nad näevad erinevaid riike ja seda, kuidas seal otsused sünnivad. Et lõpuks ei olegi küsimus selles, mis see otsus iseenesest ongi õigus valida. Aga kui sellele ei eelne sisukat analüüsi, argumenteeritud vestlust, arutasime erinevate osapooltega, jõudsime lahenduseni ja selgusin, et nii või X või Y on mõistlik. Kui seda jäetakse vahele, tehakse lihtsalt otsus ja keegi sellest aru ei saa. Et see on täna see, mis tekitab seda suurt ebakindlust. Kui meil on selgelt põhjendatud, argumenteeritud, analüüsitud otsused, see taastab hästi suure enesekindluse ettevõtjatele ja välisinvestoritele. Jõuame tagasi kompetentside juurde, aga Kadri, ole hea. Ja et igapäevaselt muidugi otsene vahetu veendumus enesekindlusest ettevõtjate poolt on see, kui võetakse ikkagi suuremad projektid sahtlist välja, mida me näeme nüüd vaikselt uuesti tekkimas üle pika perioodi. Ja teine asi ikkagi, ma pean korra ära ikkagi mainima, et see täpselt ikkagi see, et mis siit korra kostus, et me tegelikult ei teagi, milline on lahendus. Kõva häälega ikkagi ei tohiks seda kunagi välja öelda. Või siis, kui me ütleme seda probleemina välja, siis peaks seda kohe lahendama hakkama. Et ma arvan, et meil on Eestis ikkagi piisavalt kompetentsi, et kaasata need kõige helgemad pead, kes aitavad need plaanid siis kokku kirjutada ja selle nagu veendumuse tekitada, et mis oleks see kõige parem lahendus Eestile. Aga mulle meeldis ka see mõte, mis Juhani poolt tuli, ma natuke arendan seda edasi, et üks asi on see, et meil on argumenteeritud analüüs ja analüüsi põhjal tehtud argumenteeritud nagu otsused, aga minu arust on ülioluline tegelikult kommunikeerida protsessi. Avalikult rääkida sellest, kuidas mingid valikud sünnivad, millised on probleemid, nendest rääkida, et see ei ole mingi ma ei tea, igapäevaselt ettevõtluses ma küll, see on põhitöö, mis ma teen, et tuvastan probleeme, ütlen, meil on see probleem, selline on lahendus, selline on nagu tegevusplaan ja eesmärk ja tähtaeg, et see ei ole nõrkuse märk, kui me räägime probleemidest ja sealt tekib pigem selline läbipaistvus ja võib-olla selline kindlustunne ettevõtjatele ka, et päriselt tegeletakse siis mingite probleemidega, et see on minu arust selline tugevuse tunnus pigem. Ma eelmine aasta viisin läbi ühe sotsiaalse sidususe uuringu Eestis, kus tuli välja, et 3. kohal oli Eesti inimeste arvates siis nagu probleemiks, mitteusalduse tekkimise probleemiks siis oli poliitiliste otsuste läbipaistmatus. Et tegelikult ei saada aru, miks neid tehakse, et see on see sama selgitamine ja argumentatsioon. Aga Erki, sul on võimalik meile öelda, kus kõik need lahendused on kohe. Ja vastates sellele küsimusele, ma pigem isegi, ilmselgelt ma olen majandusminister, aga ma olen pikalt saanud endast mõtlema nagu Eesti riigi kodanikuna. Ma ei tea, kus me oleme valesti läinud. Meil on enesusk on täiesti kadunud. Selles mõttes ma mäletan koolis käinud poisina, kus nagu kogu aeg ikkagi Läti ja Leedu ajasid meid natuke naerma, et me olime ikkagi Balti nagu lipulaev ja nüüd me nagu kogu aeg hädaldame, kuidas kõik on nagu kehvasti, kuni vabandust, toome isegi näite, et see oli üldse halvasti Reneel, mõtlesin, et näe, Lätis on maksusoodustus, asjale, mille maksu meil ei olegi. Et ühesõnaga mitte üldse halvaga, aga mulle tundub, et me oleme nagu päris pikka aega tulenevalt ka kriisidest seda lage nagu hästi mustaks värvinud ja meil nagu eneseusk on kadunud. Me just nägime, meil täna tutvustati majandusprognoosi, meie tarbijakindlus, nagu kõik on ka kuulnud konjunktuuriinstituudid igal, see on absoluutselt alla igasugust arvestust. Mitte sellepärast, et faktid seda näitaksid,
vaid lihtsalt, et me oleme ise selle olukorra tekitanud nii tumedasse toonidesse ja ma ei ütle, et ei peaks olema konstruktiivselt kriitiline. Muidugi peab olema. Konstruktiivne kriitika viib edasi. Aga kui me ise maalime selle kõik nii tumedaks siis ja imestame, et miks meie inimesed ei julge tarbida, ei julge teha neid investeeringu otsuseid ettevõtjad, kui me oleme ise sellise ruumi loonud. Ja see ei olegi niimoodi, et saab ühe või kahe inimese peale näpuga näidata, aga ma tulengi tagasi, et meil peab tekkima ühiskonnasse see enesejulgus ja julgus toimetada, et see on äärmiselt oluline, et kõige lihtsam näide jälle faktiliselt, et meil on eraisikutel, kogu selle kriisi vältel on eraisikute hoiused kasvanud. Rekordkoguses, viimase aastaga, kui ma just ei eksi, oli äkki kasvas aasta jooksul 1,2 miljardit. Ehk ühesõnaga, mure ongi selles, et kui see raha seal seisab, siis see tegelikult majandust mitte kuidagi ei aita. Ehk siis selline, ma ei tea, sellega tuleb täitsa eraldi tegeleda, on see eestlaste eneseusk tuleb taastada kindlasti. Eeva, kas sa äkki tahad küsida midagi või jagada meile eneseusku? Tere, Eeva Truuverk, Rohetiiger. Eneseusku võiks jagada küll ka, aga mul natukene tulen sammu tagasi ja küsin selle eelmise asja kohta, et mul tegelikult päriselt ka tekkis selline isiklik suur uudishimu küsimus minu sees, et kui ma kuulen, et me ei saa aru, kuhu meil energeetika areneb Eestis ja et meil ei ole mitte mingisugust plaani, meil ei ole mitte mingisugust arusaamist, siis Rohetiiger on teinud aastast 2022 energeetika teekaarti ja viimane versioon sai nüüd valmis selle aasta alguses. Ja seal on istunud laua taga üle 20 Eesti ettevõtte tippjuhi. Me oleme läbi rääkinud nagu pikalt laialt ja ma ei arva, et see on mingisugune selline tõde, mis on nüüd täiesti viimane tõde. Aga et päriselt ka, et milline see dokument peaks siis olema või kes selle dokumendi peaks olema teinud, mida siis Eesti valitsus usub või mille järgi me siis Eesti riigi energeetika tulevikku kujundama hakkame? Kes selle valmis peaks kirjutama või milline see peaks välja nägema, et see oleks siis selline alus, mille järgi elada? See ei saa ju olla kellegi ka kõhutunne Stenbocki majas päriselt ja kui iga ettevõtja käib, räägib oma juttu, siis tõesti antud juhul on olnud neid ettevõtjaid palju, kes on laua taga istunud. Aitäh. Ja ma täpsustan, et ühesõnaga, kuna tundub, et mingi ka sõnumi segadus tekkis selles mõttes, et küsimus ei ole, et milline on valitsuse plaan, vaid kirjeldus sellele, mida ka Juhan ütles, et ka turuosaline ise ja väga hea, et julgebki ja väidab ausalt, et kui turuosaliste enda nägemus on nii kardinaalselt erinev, milline võiks olla potentsiaalne meie energiaportfell, et see paneb ka poliitikud otsustajad väga keerulisse olukorda. Ilmselgelt Eesti valitsuse ja Eesti Vabariigi energiaportfelli kujundab mitte isegi Stenbocki majast, vaid kujundatakse ikkagi Kliimaministeeriumist energeetikaminister. Energeetikaminister on ka võtnud enda ministeeriumisse ka spetsiifiliselt Einari Kiseli, et just samamoodi koondadagi kõik need ettevõtjad ja ma ei taha kellegi ette heita. Koondada need ettevõtjad, kellel igalühel on võib-olla natuke erinevad nägemused, mõtted, koondada kokku, kuulata nende arvamused ära ja parima teadmise pealt panna kokku tervikprogramm. Seda ka tänane energeetikaminister teeb. Et selles mõttes see ei ole kuidagi, et me ei tea, mida me teeme, vaid pigem mulle tundub, et me ei taha sellest rääkida, et meil on ühiskonnas väga diametraalsed erinevad nägemused, mitte poliitikutel, vaid ühiskonnas, ma rõhutan, millist energiaportfelli või millist energiat me üldse tahame ja soovime. Ja see on pikaaegselt tekitanud olukorra, kus meil tegelikult ongi jäänud asjad otsustamata või on ümber otsustatud. Ma arvan, see ei tule kellelegi siin saalis üllatusena, et enamus inimesi on selles valdkonnas tegelenud aastaid kauem kui mina. Ja me ju kõik teame seda probleemi või väljakutset, nimetame nii. No ideoloogia võiks taanduda ja arvutused võiksid selle asendada niimoodi, et ma arvan, et see on ka osaliselt vastus nende osade programmide kohta, sellepärast need lihtsalt majanduslikult ei päde. Et nii ta on. Nii, repliik Heiti Hääl. Kui tohib, lühike repliik, kuna ma olen selle Eeva poolt kõneldud energia teekaardiga kuidagi kokku puutunud, siis ja nii algse teekaardi tegemise kui ka mõlemi täienduse tegemise juurde ja see mu kommentaar, mille kohta Juhan ütles, et me oleme segaduste keskel, siis see viimane täiendus, mis valmis selle aasta jaanuaris, ei ole täna enam tegelikult kehtiv, sest see valmis jaanuaris selle teadmisega, et riiklik poliitika on see, et 2030 peab meil kogu baastarbimine tulema taastuvast elektrist. Ja kuna see on vahepeal muutunud, siis tegelikult see dokument, mis põhineb puhtalt arvutusel ja seal ei ole mingeid emotsioone, siis see enam täna ei päde. Aitäh. Ja jõuame tagasi. Ja see ongi see õiguskindluse küsimus. Selle sama volatiilsuseni, et ei saa midagi ette ennustada, aga kellelgi oli kommentaar.
jah, Juhan. ma võib-olla tooksin välja seda, et küsitakse, mida teha, et kui eelmist ENMAK-i energiamajanduse arengukava koostati, ma õigesti mäletan, Peep, sina vist olid üks seal eestvedajaid sellel, eks ole, et kuna sa siin saalis viibid, siis ma üritan mitte liiga palju seda kiita, aga minu meelest see protsess toimis nagu hästi kaasavalt, et seal oli nagu hästi palju arutelusid, see oli hästi laiapõhjaline. Ja samamoodi see dokument vananes ka väga kiiresti, aga seal oli vähemalt diskussioon. Aga täna meil ongi nagu mulje, et see energeetika lahendamine ei ole ühiskondlik diskussioon, vaid see on ettevõtte huvigrupid versus riik. Aga see ei peaks olema tegelikult nagu energeetika alustala, et meil peaks tekkima ühtne arusaam. Võtan näiteks oma eelmises elus töötasin koos rootslastega, et seal on nagu ühiskondlikult kõigil baasarusaam sellest, mida me energeetikas teeme. Loomulikult sa teed aeg-ajalt nagu muudatusi, kohandad ennast turule, aga kõigil on baasarusaam, et me tahame puhast, taskukohast ja mis seda nagu tekitab, et see on sellisega energeetikaalase võib-olla baashariduse nagu mõistmise tõstmine ja inimeste kaasamine sinna diskussiooni, et ma arvan, selline laiapõhjalisus ja tegelikult neid näiteid on olemas. Küsige Peepu käest, äkki ta mäletab. Nii, kõigepealt Erki Raasuke ja siis Erki Keldo. Ja selle sama teema juures oli suur probleem oli, et eesmärk oli ideoloogiline ja loodusseadustega vastuolus. Et see sama 100%, millele Heiti viitas niimoodi, et see ei ole kuidagi energeetiline, see ei ole kuidagi majanduslik niimoodi, ma ei pea seda vist rohkem rääkima, aga et see on lihtsalt, et ma tahan, et see asi oleks nii, sest mul on kaabu, seda tüüpi nagu argument oli. Ja nagu ma enne ütlesin, et ma arvan, ausus on ka väärt midagi alati, et teema ongi üliraske. Et selles mõttes ma saan kontseptsioonis, mida Juhan ütleb, et me saaks ühiskondliku konsensuseni kokkuleppeni, ma lihtsalt kardan, et ei jõua või veel mure, kuidas see ütlus oli, et kui taksojuhid hakkavad aktsiaid ostma, et siis on aeg ära minna sealt turult, et kui üldrahvalikult hakatakse detailis arutama energiaportfelli üle, et ma kardan, et seda ka kunagi tõenäoliselt ei juhtu, et me lihtsalt, ja me ei ole kuidagi Eestis ainulaadses olukorras ja ma lihtsalt tuletan meelde, kõik ju teate samamoodi, et alles nägime, kuidas sakslased suure hurraaga panid kõik tuumajaamad kinni, siis ärkasid, et ups, me tegelikult oleme nii meeletus sõltuvuses olnud Vene gaasist, nüüd istuvad energiadefitsiidi otsas, et selles mõttes me kuidagi ei ole kogemata siia sattunud, et see energiaturu muutused, et Heiti ka tõesti väga õigesti ütles, et midagi, mis võis kehtida aasta alguses, tegelikult ei kehti juba pool aastat hiljem, et see teebki selle olukorra ülikeeruliseks ja selle, miks me arutasime enne mingist riigi garantiist võib-olla või mingist riskide maandamisest, et ja mulle väga meeldis, mis teine Erki just ütles, et kui on kõik asjad on ebakindlad, siis füüsikalised üldised seadused kehtivad ikka. Et sellisel juhul tuleb teha sellised arvutused, loogikad, kas olemasolevate tehnoloogiatega, füüsikaseadustega kooskõlas, mis annavad mingi adekvaatsema lõpptulemuse. Et selles mõttes, et kui see kõik oleks nii iseenesest mõistetav, siis me tõenäoliselt ei arutaks täna juba 15. aastat, mida me energeetikas teeme. Et ikka veel arutame, et see ei ole nii selgelt aru saadav, et nüüd on meil plaan olemas ja sinna me lähme, et eks ta ajas tõenäoliselt muutuv on, aga baas nagu loogika tuleb paika saada. Nii, võtame kokku, sellepärast et kell on päris palju. Ja lõpuringiks tuleb küsimus, millele ootan ka lühikest vastust. See on sarnane küsimus, mis ma küsisin päeva alguses, kui me rääkisime ülereguleerimisest, siis tuleb ka teile, et seal Pakri poolsaare lõpus, kus meri algab, seal hüppab veest välja supsti kuldkala ja ütleb teile, et üks samm või üks seadus, üks muudatus, mis aitab Eesti tööstust kasvule ja ma viin selle ellu kohe. Mis see on? No nii, Kadri saab esimesena võimaluse. Hästi lühidalt ütlengi, kui ma sellest haridusest räägin, siis rohkem insenere. Rohkem insenere. Ja, ma loodan, Kala annab 2 soovi, sellepärast ma päriselt tahaks seda adekvaatset energiamiksi, millel on nagu baasarvutustega plaan paigas, sest et kui me räägime tööstusest tervikuna, mulle tundubki, et kõige rohkem, siin on aru saada ka, et seda ebakindlust loobki see energeetika pikk plaan. Et kui me vaatame neid asju, mis me majandusministeeriumis, ma ei taha kuidagi vastutust lükata, aga kui me vaatame majandusministeeriumis, mulle tundub ühiskondlik konsensus või nii nagu Erki ütles, keegi ei vaidle vastu, et need asjad, mis me teeme, on kuidagi halvad. Et üldiselt nagu see planeeringud, jah, seal tekib kindlalt jama, ärge muretsege, aga planeeringud, tööstusinvesteeringud, kiirendid, kõik muud asjad, mulle tundub, et see on nagu ühiskondlik konsensus olemas, aga sellisel ühisel arusaamal, kuidas me selle energia olukorra lahendame nii, et siin saab tööstuse kasvu on,
tarbimiskindlust on ja tegelikult ka kõige nii-öelda taskukohasem hind on. See kuldkala tähelepanuvõime on väga lühike, et mis see soov on nüüd? Ehk siis see sama selge, nimetame siis parima teadmise järgi, et energiamajanduse arengukava, mis on stabiilne ja tagab selle nii-öelda jätkuva soodsa, tarbijakindla ja siis ütleme investeeringud võimaldava energia. Ma arvan, et kuldkala peab saatma ka baasenergeetika kooli kõigepealt. Ole hea, Juhan. Mul on hea meel näha, et minister ja ettevõtjad on samal meelel, et siis mitte korrata siin, siis ma ütleksin, et mitte ainult plaan või arengukava, vaid meil on vaja ka ikkagi elluviimist tegevuskava sinna juurde veel. Erki Raasuk. Jaa, ma ei usu sellesse kuldkalasse, aga jaa, ma vastan niimoodi, et püüelda selle poole ja võib-olla ka lõpuks sinna jõuda, et kõik eestvedajad, on nad siis avalikus sektoris, on nad erasektoris, kus iganes elavad ja töötavad selle printsiibi järgi, et me tahame areneda ja me tahame, et homme oleks parem koht. Aitäh teile. Ma arvan, et nad on ühe kuuma aplausi välja teeninud.